ja kõige hullem on muidugi ikkagi see maksusüsteem. Et jagame ikkagi selle sama tulu, mis sa kord saad selle hektari pealt 100 aasta peale ära, no ei tasu ära. Et vaat siin on see küsimus, et kas tasub olla metsaomanik või ei tasu. Sõltub metsamaa suurusest ja kas sul on ta kaitsemets või jumal hoidku, kui ta kuskil sul looduspargis on, näiteks Haanja looduspargis, siis seal on tingimused juba hoopis teised. Kuigi seal juba see maastik majandamiseks on hoopis karmim ja kui sulle lihtsalt seal pannakse ilma kokku leppimata selja taga lihtsalt mingi otsus peale, et vot siin on nüüd see vääriselupaik või see või teine, omanikuga ei räägita üldse enne midagi, arutata läbi, et siis sellised olukorrad teevad tegelikult hästi nukraks. Erki Sokk tunnistati Eesti parimaks talumetsamajandajaks 2006. aastal. Ta on õppinud metsamees Luua kooli paberitega. Erki esindab Präksa Kärsna taluperemeeste 5. põlvkonda. Mõni aasta tagasi sai temast ka Võrumaa Metsaomanike Liidu tugiisik. Eesti parimaid talumetsade majandajaid võiksime nimetada ka meie kultuuripärandi ja looduse bioloogilise mitmekesisuse usaldusväärseteks hoidjateks. Siin selja taga nüüd on jälle üks koht nimetusega Kõestsaar. See tähendab siis seda, et siin nagu kutsutigi metsatukkasid saarteks, et metsad olid põldude vahel nagu saared ja sellepärast siis ka saar. Ja mille pärast on Kõest, tuleb sõnast kõiv, võru keeles kask, et siin nagu kasvasid kõik aeg kaset siis tollale, kui talle nimi panti, aga hiljem raiuti kaset välja, tuli Okaspuu asemel, aga nimi on ikkagi endiselt Kõestsaar. Ja sõja ajal oli siis see koht Vene sõjaväe laatsaret. Siin metsas oli hea turvaline siis haigeid, haavatuid siduda ja ravida. Et isa ütles, et siis kui see sõda oli siit üle käinud, et siis see metsaalune oli kõik verest läbi imbunud ja lõhnas vere järgi. Selles metsaosas on meil ka väga palju sipelgapesasid. Siin samas näeme ka ühte suuremat, 2 tükki on kohe siit edasi. Ühe legendina või sellise mõttena olen naernud, et äkki on siin sellepärast liiga palju sipelgaid, et siin omal ajal oli liiga palju verd, et võib-olla nad tulid selle verelõhna peale. Hästi seda ka ei usu muidugi, aga nii seda mööda, seda mäe äärt igatahes hästi palju sipelgapesasid on. See puu on nüüd meie talus mitmesuguse tähtsusega puu. Et vabadussõja ajal olid 2 külameest tulnud seda teed mööda, aga millegipärast tekkis tunne, et meie talus võivad võõrad sees olla. Aga küsimus selles, et on nad nüüd kumma poole pealt siis sõdurid sees on. Et seda nüüd teada saada, kuidas siis? Mõtlesid ja siis tegid vintpüsist ühe lasu. Selle kuuse taha oli ise hea varjuda ja siit tagant siis teha see hoiatuslask ära ja samas ise jääda nagu varju ja piiluda, et mis siis talus toimuma hakkab. Ja peale seda siis muidugi hakkasid sõdurid siis meie toast välja jooksma siia poole ja sinna poole ja siis vanaisa jutu järgi siis olid siis nad siis seal siis röökid, et ruttu välja, et valged tulevad, ümber lasete piirata. Muidugi polnud neid valgeid õite kuskil olemas, vaid 2 külameest, kes panid leekima siia poole üle mäe. Siis nood sõdurid panid jälle leekima sinna teisele poole põllu peale ja oligi kogu lahing. Sina oled kehtestanud oma talus väga huvitava reegli, et pühapäeval ei tehta tööd. Siin on üks konks asjal juures. Seda ei ole mina kehtestanud. Seda on 5 põlve seal sellest talus peetud ja üritan seda edasi kanda ka 6. põlvele ja nii edasi. Et eks see tuleneb vanast Eesti rahva seest, millel on muidugi kindlasti väga tugev kiriklik taust, et pühapäev on hingamise päev ja tööd ei tehta. Aga ütleme tänapäevalgi see inimene, kes tegelikult kirikuga seotud ei ole, ka temale on vaja 1 päeva puhkamiseks. Eriti tänapäeva kiires sellises maailmas, kus kõik midagi taga ajavad, kus on tohutu kiirus kõige selle interneti ja muu kõrval, kus kõik peaks olema palju lahedam elada ja olla, et ka siin on igale inimesele vaja 1 päeva puhkuseks, et olla niisama puhata, olla oma perega, käia mööda Eestit sõitmas,
käia külas, käia kirikus, käia kontserdil, kus iganes, aga et see päev oleks sinu jaoks, kui sa ei rahmelda seal hommikust õhtuni ja oled tolmune ja higine, et see on see väärtus tegelikult, mida inimesed ei kasuta. Üks päev peab olema inimesel nädalas ikka puhkamiseks, hingamiseks. Sina oled püüdnud kombineerida metsa ja põldu omavahel, nii et üks nagu toetab teist. Eks see kombineerimine on tulnud sealt samast algusest hakanud pihta, kust algas see kogu talu tagasi saamine. Et kuna meie talu koosnes põllumaast ja metsamaast, tuli täpselt ühtemoodi hakata hooldama nii metsa kui põldu. Ja ikkagi loomadel on toitu vaja, heina, vilja, endale kartulit ja nii edasi, et tuli hakata põllumaad ka harima. Ja siis alguses oligi niimoodi, et metsast saime siis palgimüügist tulu. Kõige siis selle tulu eest siis sai ostetud ka üks asi oligi see põllumajandustehnika. Kuna nüüd on siis need põllutoetused suuremad, nüüd tänavu aastal on ka teravilja hind natuke tõusnud. Ei saa nüüd öelda, et nüüd põld metsa poole tagasi annab, aga teisipidi põld toitu ikka annab meile endale. Et kuna talvel, kui ikka külma aeg on ahju kütame, siis on meie laual ikka oma küpsetatud leib. Ja oma hernesupp ja oma sealiha ja oma kanamuna on ikkagi laua peal, et selles mõttes on ta kõik ikkagi talu üks ja tervik, et kuigi praegusel ajal selliseid põlistalusid, ütleme, et võib-olla nii väga palju enam ei olegi, et need metsaomanikud, kes nagu praegu on endale ostnud metsa, pärandunud metsa, saanud metsa, erastanud, mis iganes süsteemiga, aga seal ei ole enam seda maja alles, kus elada. Elatakse kuskil linnas, siis ütleme, nendel on see metsade majandamine ja ei ole mõeldav, et sa seal kuskil kõrval veel mingit põldu teed. Aga kuna meie elame ikkagi omas valas talukohas, siis käib see põllutöö ja metsatöö ikkagi käsikäes, et suvel põllul, talvel metsas ja sellise rütmiga nagu ikkagi ta vanasti on olnud. Elame ajal, mil pöörase kiirusega muutub vanaks mõndagi väärtuslikku, mis sajanditega välja kujunenud ja mille juurde tagasiteed ei ole kuigi lihtne leida. Kui kaua me sellele meeletule tempole vastu peame? Saatesarja Kodumets järgmises saates uurime, kuidas inimeseks kujunemise ja eneseleidmise keerukal teel metsarajad meile abiks võiksid olla.